Sa põrutad tervet oma keha, kui sa astud õhukese tallaga asfaldi peal ja sa tekitad endale igasuguseid võimalusi saada vigastusi. 2,5 senti on talla paksus alati vajalik. Üks põhimure on vähemalt naistel, aga tegelikult meestel ka on need kuivad, pragunevad kannad. Jälle me jõuame selle suhkurini, ükskõik mis teemal me episoodi teeme. Uskumatu. Suhkur, absoluutselt, see peaks ära keelatud olema. Mis on sinu 3 nõuannet, mida teha, et meie jalad peaksid terve elu vastu ja kannaksid meid kuni surmani? Et millega me saaksime rokkida 100-ni? Just, minimaalselt. Täpselt. Tere ja aitäh, et sa vaatad ja kuulad podcasti Rokkides 100-ni. Mina olen Kaidi ja minu kõrval on Britt ja täna me räägime ühest väga olulisest teemast, mille me tihtipeale jätame unarusse. Need on meie jalad, aga jalad on ju need, mis meid kannavad läbi elu. Jah, ja lausa Joosep Pilates on öelnud, et jalad on meie vundament, mille peale ülejäänud keha ehitub. Ja selleks, et aru saada, mismoodi selle vundamendi eest hoolitseda, sest me teame, et kui vundamendis on pragu, siis maja kukub kokku ühel hetkel, ehk siis kuidas hoolitseda oma jalgade eest. Ja meil on täna külas Moonika Simm, kes on jalaravi spetsialist ja jalaravikabineti asutaja. Tere tulemast, Moonika! Tere! Räägime siis kõigepealt sellest, et miks on jalgade tervis üldse oluline? Selle kohta ma ütleks kõigepealt ühe väikse jutukese. Kui ma Tartus alustasin, ma olin vist pool aastat kuskil saanud teha tööd ja ühel hetkel astus mulle kabinetti sisse üks vana härra. Mina vaatan, uksest siseneb selline päris kobeda kõnniga, istub matstiki tugitooli ja jääb ootama. Ja mina mõtlen, et okei, ma küsin ta käest, et kuidas ma aidata saan. No lähen tema juurde ja pärast selgus, et ta oli 92 aastane vanahärra, kes siis tuli sellepärast, astus ukse sisse, et tal reaalselt olid nädal aega oli üks varvas valutanud ja ta nägi jalaravi nagu seda nime. Ja astus matstiki ukse sisse, et ta küsib. Ta vaatab mulle pikki silmi niimoodi otsa ja ütleb, et tead tütreke, putru saab süüa, kui hambad suust kukuvad. Aga kui jalad alt ära on, kes mulle selle pudru koju toob? Aga mis on siis ikkagi need sellised, ütleme, võib-olla väiksed jalamured, millel inimene nii palju ei pööragi tähelepanu, aga see võib tegelikult kasvada suureks probleemiks? Kõige tavalisem selline häiriv tegevus, või selline nagu mõte, mis tekib pähe inimesel, ongi see, et mul need jalad ikka tuikavad ja valutavad, eks ju. Et kui ma tulen koju, ma istun tugitooli näiteks, olen pika päeva jalge peal tööl. Mu esimene mõte on see, et mu jalad jälle valutavad. Ja see on tegelikult selline asi, mida inimesed lükkavad edasi. Seda ei tohi edasi lükata, sest see on nii lihtsalt ennetatav asi. Sa pead lihtsalt teadlikult tegema teatud asju oma jalgadele. Ja selles suhtes olen ma selle härra Pilatesega täiesti ühel nõul. Jalad on meie vundament. Aga miks nad siis tuikama ja valutama hakkavad ja mida siis teha? Kõigepealt tuleb vaadata, mis vanuses see inimene on. Kui see on 70-80 pluss, eks ju, siis me teame, esimene vastus on vereringe ei käi ringi. Vereringe ei ole piisavalt kiire ja ta ei liigu. Järelikult ta istub kodus tugitoolis, vaatab oma aktuaalset kaamerat, eks ju. Kui on küsimus meie sugustest 45 pluss, siis me oleme ise süüdi. Me oleme ise jätnud tegemata asjad ja seal ei saa süüdistada vereringet, ei saa süüdistada, ma ei tea, nahaprobleeme või kingad on seekord ainult kehvad, eks ju. Aga mis me oleme tegemata jätnud või mis see? Liikumine, hommiku võimlemine. Okay. Juba võtame sellest pihta, kui ma voodis silmad lahti teen, siis mis ma tegema pean, mida teevad loomad, kassid, koerad, kõigepealt ringutavad, just. Ja kui me jätame selle tegemata, siis me 80-selt olemegi, et ai, mul siit valutab, oi, mul sealt valutab, eks. Midagi ju ei veni, mitte üks asi ei liigu, sa lähed tönts, silmad kinni sinna kohvi kannu kõrvale, eks ju, teed oma esimese tassi kohvi, siis sa saad selle laksu kätte ja mõtled, et sul on kõik hästi, ei ole.
õhtuks oled sa valutavate jalgadega. Mu enda õde, et hommikul enne, kui ta voodist välja tuleb, siis ta seal sirutab oma neid päkkasid kuidagi ühtepidi ja teistpidi ennem ja teeb mingeid ringe ja siis tuleb voodist välja, kas see aitab? See on üks oluline asi, et tegelikult mida mina teen, mina lükkan käed üle pea ja vingerdan puusadega, lükkan oma suured varbad pikalt ette ja haigutan koos sellega, et ja niimoodi sa saadki ja siis sa istud, ega siis ka peaks tegelikult veel, sa ei saa niimoodi, et sa tõused püsti ja kohe lähed kõndima, eks ju, noh, mõningatel vanustel ütleme, see ei olegi hea, sellepärast et veri sul võib silme eest mustaks minna, eks ju, vereringe tõttu, aga mis on hea, tõused istuli, teed paar sellist nagu number 8, ma ütleks, selline kordamööda, et vasak käsi ja parem jalg, eks ju, venitad üks ühte suunda, teine teise suunda, ja minu lemmikharjutus, minu arvates see teeb juba minu positiivse meeleolu mulle juba sellega, et no mul on magamistuba sätitud ka nii, et seal on kohe aken, kui ma tõusen istuli, siis ma sirutan ennast nii kõrgele, et ma tõusen varvastele. Ja kui sa lööd veel käed nagu liblikas, sellise ringi teed, eks ju, see annab sulle sellise positiivse, et jumal tänatud, täna on jälle üks ilus päev tulema. Aga mida head see siis jalgadele teeb? Venitab, paneb su vereringe tööle, su vedelikud tööle ja nad saavad aru, et nüüd võime me hakata liikuma. Kas seda raskustunnet jalgades põhjustab ka kehv lümfiringe? Absoluutselt. Ehk siis ka selle jaoks on vajalik hommikune võimlemine, treenimine, sest lihased on need, mis seda lümfi pumpavad, et saaks selle lümfiringe käima, siis ei teki seda raskust jalgadesse. Aga kus ma üldse tean, et mul on kehv lümfiringe? Ongi jalad nagu pakud? Jaa, kõige lihtsam on see, et pane natukene tugevama soki soonikuga sokk jalga ja 2-3 tunni pärast sa näed, kuidas sul sealt sellised nagu äärekesed, sellised voldikesed tulevad. Et see ei pruugi olla isegi kaugelt nähtav, et mu jalad on nagu pakud, aga kui sa võtad oma hüppeliigese juurest seal, kus on selline kondikene, eks ju, et selle kõrvale tekivad sellised voldikesed ja sa näed seda kõige paremini, kui sul on tugevama säärega selle soonikuga sokk jalas olnud. Paar tundi sul ei ole isegi rohkem vaja seda ja kohe vedelikud näitavad sulle, et sul ei ole lümfi ja kõik korras. Siis tegelikult kõige rohkem, kus need jalad lähevad nagu pakuks, on ju lennureisidel. Jaa, absoluutselt ja sinna ma soovitaksin siiski vastava kompressiooniga sokke või sukkasi või põlvikuid kanda, et vastavalt siis inimesele, et noh, sokid on jälle, sokid, põlvikud, kui me räägime nüüd 45+ inimestest, eks ju, siis 90, ma eeldan, et 99% meil ei ole südame puudulikkuse haiguseid, eks ju, aga kui on ikkagi infarkt või südame puudulikkus, vereringe, trombid, sellised riskihaigused, siis kindlasti arstiga konsulteerida, mida võib panna, mida ei või panna, eks ju. Aga meiesugused, et kompressioonid, tegelikult mina soovitaks üldse teatud vanuses, eriti kui ei ole aega käia trennis näiteks kuskil tihedamalt liikuda, väsitada lihaseid, eks ju, soovitakski kanda tegelikult ka sukapükse naistel. Sellised, et mina näiteks panengi, mul on ostetud spetsialiseerunud poest endale ühed sukapüksid, millega ma siis lähengi reisile. Kui mul on pikk lennureis, et ütleme, noh, Austraaliasse oli 11 tundi ja siis pärast oli 7 tundi, eks ju, et selline reis on väga okei panna täitsa sukapüksid, et see hoiab tõesti need jalad kergemad. Ma võin omalt poolt kinnitada, et kuna meil peres on nii ema kui isa liinipidi on veresoone laiendid ja isegi mu vennal on nii hullud olnud need laiendid, et on juba olnud operatsioon, siis tõepoolest, kuna mina olen, eks ju, juba 25 aastat iga päev teinud pilatest või vähemalt üle päeva, kui iga päev ei ole jõudnud, siis minul ei ole tulnud veresoone laiendeid, kuigi ma olen kandnud kõhus 2 last, mis tavaliselt on ju naistele esimene asi, pärast mida, eks ju, laste kandmist hakkavad need veresooned märku andma, aga mina ennetavalt kasutan neid samu kompressioonipõlvikuid.
noh, rääkimata lennureisidel, aga kui on pikad näiteks istumised või on vaja pikk teatrietendus, mina panen nad ka siis jalga, sest see tõepoolest nagu stimuleerib seda lümfi ja õnneks ei ole mul praegu veel veenilaiendit tulnud, et aga see tõesti aitab väga hästi, nii et ma ka väga soovitan. Mida ma veel tahan esile tuua nende kompressioontoodetega tegelikult ja mis on ülioluline, aga mida ülivähe inimesed teavad. See siis käib erinevas vanuses inimeste kohta ja see on see, mida ma soovitaksin inimestel. Seiske püsti paljajalu ja vaadake, kui te seisate täie raskusega, kas teil on teine varvas pikem kui esimene suur varvas. Ja siis siit tuleb hakata nüüd mõtlema nende kompressioonsukkade, sokkide ja toodete kandmise peale sellepärast, et kas mulle on parem varbad lahti, sukapüksid, või mulle on parem varbad kinni. Teeme endale halba sellega, et me paneme selle ülitugeva kompressioonsoki jalga, mis tõmbab meie varbad niimoodi krakstiki kokku ja mis juhtub? Sisse kasvanud küüs, kont ehk siis deformatsioon esimese varba liigeses, kui me ei tea seda, et me ei saa seda teha, et meil on selline eeldus. Ehk siis siin ongi see, et kui me räägime sellest halluksvalgusest siia juurde, mis on seotud jälle selle sama kompressioon tootega, eks ju, et miks on vaja siis, kui mul on teine varvas pikem suurest varbast kanda lahtist, ongi just see sama põhjus, et ta lükkab varbad nii kokku ja sellega, kui me kanname seda näiteks kas üle päeva, 2 korda nädalas, eks ju, kui me kanname korra aastas ja lähme ühele puhkusereisile, see ei morjenda, see ei tee midagi. Aga kui me kanname ikkagi 3 korda nädalas või üle päeva sellist toodet, siis me tekitame endale teise vaeva. Nii nagu me räägime, et arst kirjutas ühe rohu ja nüüd ma ravin seda teist asja. Et siin on, inimene on tervik. Ma tahaks, et natukene selle nüüd täpsustada veel, sest kuna need, mida sa siin mainisid, minul on need asjad, mul on need nukid, pluss minul küll on suur varvas suurem kui see, mis seal kõrval on. Siis on järelikult teistmoodi, siis oled sinu jalalaba peab muidugi vaatama ja selgitama võlvi kõrgus ära, aga ma arvan, et siis sa oled teinud ise endale haiget teatud vanuses, kuna ma eeldan, et me mäletame näiteks kommunaari ilusaid, ägedaid, koledaid kotasid, kingi. Mul olid need, ma nii arvastasin neid. Siis need on üks põhjuseid, miks me hiljem samamoodi selle deformatsiooni saame. Ometi ju vahepeal oli jutt, et isegi ma mäletan seda, et isegi arstid haiglates kandsid puukingi, et nad olid kuidagi hästi toekad, aga see ei olegi tõsi, jah? See on toekas, aga jälle jõuame sinna personaalse inimeseni. Igaüks ei saa kanda neid. Igaüks ei saa kanda ilma toestamata. Kui me paneme sinna alla selle ristvõlvi toe, siis ei juhtu mitte midagi. Et ta on lame ja kõva. Just, ja ta surub külgedelt peale. Mina tahaks korraks vahele küsida, kuna me ennem rääksime, kui me läksime nüüd selle suure varba konti juurde, veel sellest korraks sellest lümfiringest, on ju väga palju soovitatud, eriti küpsele naisele, aga üleüldse on soovitatud, eks see jalad üleval hoidmine. Ja. Kas see on tõsi ja kas seda peaks ka regulaarselt tegema, eriti kui on see, et tekivad need sokirandid ja on seda vedeliku peetust? See on kindlasti väga hea teha, kui on selline tunne, et mul jalad nagu tuikavad ja nad on nagu paksud, eks ju. Aga pigem mina tänasel päeval oma klientide pealt näen, et parem on siiski liikumine, et kuigi mu jalad on valusad, võta need sokid jalast ära, pane midagi muud selga ja jalga, oleneb siis ilmastikust ja mine pigem liigu ja joo vett. Sa saad nagu pikema ajalise tulemuse. See, kui sa jalgu üleval hoiad, eks ju, see on nagu rohkem selline, et mul on täna hetkel niimoodi mõnus mugav olla, eks ju, ja ta aitab ka, aga ta ei ole jätkusuutlik.
ehk siis kõndides me stimuleerime seda säärelihast, mis seda lümfi pumpab, eks. Et siis me aktiveerime regulaarselt seda lihast, et ta ka pumpaks, eks ju. Kõik need üleliigsed vedelikud välja, et ja kui sa ei jaksa õue minna, siis üks harjutus on hästi hea. Mina teen seda, ma arvan, et aastast, kui ma olin 17, 18 vanuses ja see on mul nii keha sisse jäänud, et kui ma natukene juba tunnen, et mu põlvedest allpool hakkab pitsitama, varvastele tõus, kandadele tõus ja kõigudki ja mind üldse ei huvita, mida seal poe järjekorras keegi minust arvab, mina lihtsalt kõigun oma jalgadega seal ja loen või vaatan ringi, et kui sa tõstad veel käed ülesse sellele, siis ta annab hästi palju juurde. Et mina pigem jalad üles tõstmise jätaks nagu, ütleme, südame puudulikkusega inimesele. Okay. Aga selline varvastele tõus, kandadele tõus ja käte sirutus oleks soovitus sellele, kellel nagu Kaidigi ütleb, et ta on märganud enda juures seda, et on natukene selline imelik sealt. Ehk siis me tulevikus näeme kohe poes ära, kes on meie podcasti kuulanud, kellel on käed üleval järjekorras tõstad käed ka üles. Mitte alati, aga vahetevahel. Et ühesõnaga kõik, kes te meid kuulate ja näete, siis olge head, tervitame üksteist selliselt poe järjekordades, väga tore. Aga mina tuleks ikkagi selle nuki juurde tagasi. Kas need nukid, kuna see nukid on mul vanaemal, emal on ju, kas need on ka kuidagi päritavad, kas me saame need ära hoida ja kuidas need selle nukiga siis tegeleda, et kui ma selle nukiga nii-öelda ei tegele, milleni see siis viia võib? Sest mu vanaemal olid ikka hästi suured need. Ja, hakkame kõigepealt algusest peale. Vanaemal oli, emal oli, minul on ja minu tütrel on. Siis vanaemal oli ta sellepärast, et sellel ajal ei räägitud midagi, jalad pisteti kummikutesse või saabastesse või siis ütleme, kui linnaprouad olid, siis ma tean neid kinga mudeleid, need olid kitsad, eks ju. Kui ma näeksin sinu jalga reaalselt, ma saaksin sulle paremad vastused, aga üldpildis on see, et see suure varba liigese deformatsioon tekib ikkagi kõigepealt sellepärast, et ta ei liigu. Sa ei kasuta esimest suurt varvast oma sammu tegemiseks. Et see ei ole päritav? On see natukene päritav, sest et sinu ehitus, jala ehitus ja keha ehitus on ikkagi ju geneetiliselt tulnud kellegilt, eks ju. Aga see, kuidas sind on õpetatud kasutama oma jalgu, vaat siin ongi see punkt, mida meie rahvas ei tea. Et minu vanaemal olid ka kondid. Minu ema oli linnaproua, temal ei olnud konte, sest tema võttis kätte ja ilma, et ta midagi teadis. Lihtsalt talle ei meeldinud see tunne, et seal kingas selle kondi peale surub. Tema võttis oma suure varba õhtul sülle ja tegi ringikesi. Ja vot alateadlik selline tegevus hoiab ära selle pärilikkuse välimuse. Ja mina olen, ma isegi ei tea, kust see tuli tollel ajal, aga siuke 17-18 ma mäletan, et mulle hakkas see tunne meeldima, ma tõusin varvastele ja kandadele. See on ka üks liigutus, mis aitab sellele kondile, sest millest see tekib? Jalakuju, sest need inimesed, kellel see tekib, et suur varvas ei tee tööd, tavaliselt seisavad järgmise 2 varba peal. Terve keha balanss on sul järgmise 2 varba peal. Äärmisel juhul 3, kui kehakaal on natuke suurem. No mis selle vastu siis aitab? Teadlikkus. No mul ikka juba on seal sellised nukid ja ma arvan, et naisi on veel, on ju. Kõigepealt tuleb selgitada, kas see suur varvas sellest liigesest liigub. Ja kuidas seda kodus selgitada? Võtad varba otsast kinni, tõmbad omale jala niimoodi põigati sülle ja sikuta ja ringita. Kui sa tunned, et see ümmargune muna natukene liigub, siis hakka harjutusi tugevamalt tegema. Kui ta ei liigu, siis ei ole seal mitte midagi teha. Siis tuleb ka sopile minna, et esteetiliselt ilusalt teha. Kirurg teeb pup, lõikab ühe tüki jupi ära. Ma tean, üks tuttav käis opil ja pärast seda ta oli veel valusam ja veel hullem. Mina võin rääkida oma kogemusest, sest minul on samamoodi, vanaemal oli hästi suur kont ja mu emal ka, kuna tema on ka linnaproua, aga ta käis kontsadel ja kingadega.
tekkis ka see kont ja noh, mina mõtlesin, et kuna mul need veenilaiendid ei tekkinud, et noh, kuna ma võimlele liigun, et ega see kont ka ei teki. Ja ühel korral algas see sellest, et ma istun teatris kontsakingadega, ma ei käinud väga kõrgetega, aga no ikkagi niuke ilus konts. Ja äkki hakkas see kont mõlemal jalal niimoodi valutama, et ma reaalselt mõtlesin, ma minestan ära seal. Ja sellest hetkest peale ta hakkas niimoodi valutama ja ma hakkasin teda kogu aeg tundma, ma ei saanud enam ühelegi üritusele niimoodi minna kontsakingaga, et ma saaks rahulikult olla. Ja siis ma hakkasin ka täiesti teadlikult tegema varvaste venitust, niimoodi, et suur varvas ette ja väiksed varbad taha. Ja algul peab seda käega aitama, see on jube valus. Siis jälle teistpidi suur varvas taha ja teised varbad ette, niimoodi venitama, siis ka võimlema ja liigutama ja siis selle kas golfipalliga või noh, mul on endal sellised korkpallid, talla alt nagu masseerima selle palliga ja teate, mul on see üle läinud. Ja mul on see isegi see kont nagu tagasi tõmmad ja ma päriselt ka, ega ma ei teadnud, kas see kõik mõjub, aga see valu oli nii, ma ei tea, kas sul on Kaidi valutanud need või? Mul valutavad ainult siis, kui mul on mingid kitsad kingad või kitsad jalanud. See on meeletu valu. Valu tekib põletikust. Mitte sellest, et jalanõud on kitsad. No põletik tekib sellest, et jalanõud on kitsad. Ta rõhub nagu sinna peale. Ja, et kontsaking sinu jalale ei meeldinud see asend. Aga nüüd ma saan käia kontsaga, mitte midagi ei ole. Ja ma sain nad korda. Sellel hetkel oli järelikult suure varba all on üks kõõlus. Läheb, eks ju, mööda säärt ülesse. Nüüd järelikult sul oli sellel hetkel selle kõõlusega midagi valesti, ta oli häiritud, ärritunud. Siis, kui tekib selline valusööst, tavaliselt tekib ka sinna kondi peale selline punane laigukene. Et, ja see on märk, et on põletik. Siis sa tegid nagu kõige õigemad asjad, mida üldse saab. Siin ei aita ükski valuvaigisti, arsti juurde minek, vaid ainult liigutamine. Ainult võimlemine, liigutamine, no jahedad ka, aga seda ei tohi panna nii, et sa tekitad sellele põletikule veel põletiku juurde, eks ju. Mis mul veel praegu esile tuleb, on selline näide, et teatud vanuses, ja see on geneetiline, miks võib veel see deformatsioon nagu natuke kergemini tulla, on rasvpadi. Et kui meil siin päka all selle ristvõlvi juures hakkab ristvõlvi pealõigemine ja hakkab see päkk vähenema, mõnikord ta ongi meil juba geneetiliselt nagu hästi õhuke, et see on ka tegelikult üks põhjus, miks kont võib tekkida nagu kergemini. Et see esimene liiges läheb põletiku ja mis sa teha saad, nüüd jõuame selle punktile, mis inimene teha saab. Number 1 on ikkagi, võta käte, liiguta, kui ta ei liigu ja juba on jäik, siis ära torgi. Ma soovitan südamest, ärge puutuge, parem tulge, kaardistame ära, vaatame, kui liikumatu ta on ja sealt me saame juba edasi minna sellega, et kas me lähme nüüd opile või me hoiame teda lihtsalt sellises stabiilsuses. Seal on ka võimalus, et ta suuremaks ei läheks. Selle jaoks on abivahendid, siin saab teha ortoosi spetsiaalselt selle jaoks, täiesti selline nagu plastiliiniga mängimine käib, talla toe alla vajadusel, siis kõik oleneb sellest, kus proua käib, kus preilid jooksevad, kas asfalti peal, kas metsas, kas nad ronivad puu otsas või nad käivad killustiku peal, eks ju. Et siit tuleb juba edasi vaadata see konkreetne personaalne situatsioon, et ühest nõu täpselt nii nagu küünte lõikamine, et küünet peab lõikama 100% neljakandiliseks, täpselt sama ütlen mina, ei pea kondi puhul olema kõigil ühtemoodi hooldus, see on nii personaalne. Nii et peab minema siis jalaravi kabinetti. Ma ei tea, kas sa ütlesid enne, et Monika kinks ei, ma just mõtlesin, ma tahaks vahepeal öelda, et meil on nii nunnud, siin on täpselt nagu beebijalad on siin peal. Et kes meid kuulab siis jah, jalaravi kabineti tassikus on ja hästi nunnud nagu beebijalad. Kohe jätkame Monikaga, sest meil on nii palju küsimusi jalgade tervisest, aga me tahame tänada oma häid koostööpartnereid sellepärast, et ainult tänu neile saame meie selle podcasti sinuni tuua. Ja meil on väga hea meel, et teiega on liitunud Joik ja Joigi tooteid, just nimelt siis jalgadele mõeldud tooteid, olen mina nüüd testinud mõned nädalad ja need päriselt toimivad ja me käisime ka Britiga vaatamas Joigis
kuidas neid toodet just nimelt siis seda seepe toodetakse seal täiesti käsitsi. Jah, ehk see on siis kooriv seep ja see tõepoolest pehmendab neid karedaid kannanahkasid ja mul olid seal väiksed lõhed, need hakkavad ka kaduma ja Yoigi süvahooldav balsam kätele ja jalgadele on imeline, et ma duši all teen kõigepealt selle seebiga ja siis teen selle balsamiga jalad kokku ja tõesti pehmendab seda jalgade nahka. Ja mina olen siis katsetanud Yoigi toodetes neid 2 erinevat magneesiumspreid. Üks on siis sellise jahutava toimega, mis on just mõeldud jalgadele ja see ongi väga mõnus, kui on näiteks pikalt olnud jalad jalanõudes, pesed puhtaks, kui vaja, siis koorid ka ära selle seebiga ja lased selle värskendava sprei peale. Aga minu eriline lemmik on see magneesiumsprei lavendliga ja sellega on tõesti niimoodi, et kui õlad on pinges ja on olnud pingeline päev, siis kas lased omal kaasal lasta sulle selja peale, see natuke sinna sisse masseerida või seda saab ka ise väga hästi lasta endale peale ja see tõesti rahustab, ta võtab ära need sellise pinge näriva valu ja annab õudselt hea unen, et mina olen täiesti selle Yoigi sprei fänn. Ja kui sa lähed Yoigi kodulehel nende e-poodi ja sisestad koodi ROKKIDES25, siis saad kõikidelt täishinnaga toodetelt 25% soodustust. Nii, kes meil siin veel on? Berritši! Meie orange päike Berritši. Mina olen kasutanud Berritši kehakreemi. Ja see on hästi mõnusa sükse värske sitruselise natukene mandariini apelsini lõhnaga ja väga hästi imenduv, nii et ülimõnus niisutav kehakreem. Ja Berritši näotooteid mina ei väsi kiitmast. Siin on nende näoõli, näoseerum ja silmakreem on lihtsalt suurepärased, imenduvad hästi, nägu on niisutatud, super. Ja Berritši e-poes on samuti sulle 25% soodustust, kui sa sisestad koodi Berritši25. Ja Ecosh, meie kõige pikaaegsem koostööpartner. Nii, mis Ecosh meile selleks episoodiks on välja toonud? Nii, erinevad magneesiumid. Loe kohe täiesti sealt Ecoshi lehelt, sest nendel on nii hästi see lahti kirjutatud, et Kaidi loeb, milleks need magneesiumid siis erinevad vajalikud on. Et miks magneesium just siin selles jalgade episoodis, ehk siis need magneesiumid, magneesiummalaat ja magneesium pro aitavad vähendada lihaspingeid, krampe ja toetavad närvilihase normaalset tööd jalgades. Samuti B-kompleks, mis toetab siis närvisüsteemi ja aitab leevendada närvivalu ning jalgadega seotud tundlikkust ja siis on siin veel liigese kompleks pluss kollageen. See sisaldab siis teist tüüpi kollageeni, mis toetab liigeste liikuvust ja aitab vähendada jäikust ning kulumist. Ja ka Ecoshil on teile endiselt sooduskood ja see on 100-20, nii et kui sa lähed Ecoshi kodulehel nende e-poodi, sisestad koodi 100-20, saad 20% soodustust. Ja vahel inimesed kirjutavad meile, et mis need koodid olid, et kui sa nüüd vaatad siin YouTube'is või siis Spotify's episoodi all on see jutt seal ja see pikk kirjeldus ja siis seal on ka kõik need sooduskoodid kirjas ja need on alati ka meie sotsiaalmeedias. Nii. Ja me tõesti tahame tänada kõiki koostööpartnerid, sellepärast, et tänu nendele jõuab see episood sinuni tasuta ja kõik see väärtuslik info jõuab sulle koju kätte, nii et tõesti meil on suur tänu igale toetajale. Ja sooduskoodid on tegelikult ka päris head, 25% ja 20% on. Super. Aitäh ja me jätkame Monikaga. Mismoodi see siis on? Kas ma ei tea, kas seal üldse on õiget või valet, et kas varbad siis peaksid olema, et kui nad lähevad niimoodi ilusti sümmeetriliselt ülevalt alla, et ülemine on kõige suurem, mis lähevad järjest väiksemaks ja siis osadel on vaatanud, see teine varvas pikem on ju. Ja mõnel on isegi kolmas varvas natukene pikem ja mõnel on see väike varvas ikka täitsa väike ja teised 4 on palju pikemad, et ühes selline, muidugi joonistame pildi peale väga ilus sümmeetriline, suur varvas on suur ja kõige pikem ja kõige tähtsam, eks ju, ja ta geneetiliselt ja ütleme anatoomiliselt peakski nii olema, sest me astume suure varbaga kõigepealt ja me tõukame ennast suure varbaga paigalt ära, eks, aga kahjuks loodusele meeldib trikke teha ja mõnele inimesele ja mina võiks öelda, et ma olin ise hämmingus, et Eesti, kui ma võrdlen nüüd välisriikides
ma olen nagu mitmes erinevas riigis tööd teinud ja kui ma võrdlen nende inimeste jalgadega, siis jaa, igal maal on omad kiiksud, et meie naabrid, nendel on enamus ikkagi varbaid pisikesed ja ümmargused ja pontsukad ja eestlasel kipub olema ikkagi see teine varvas pikem suures osas, mida ei teata ja siit tekivad nii paljud need haamervarbad, meie vanaemad kurdavad, mul on konnasilm siin, konnasilm seal, ta ei lähe ära, ta ei saagi ära minna, sul on deformeerunud liigesed. Sa pead aktsepteerima seda, et sa oled saanud mingil moel endale nii palju ägedaid asju teha, et sul on nüüd sõlmedega varbad. Ehk siis see, kui teine varvas on pikem, ei tähenda seda, et sa oled väga kange iseloomuga. Vahepeal oli see jutt, et kui on teine varvas pikem, see on hirmus kange iseloomuga. Naiste võim pidi olema. Jaa, täpselt. Et ütle, et see ei pea paika, eks ole ju? Ei, see ei pea paika. Veda, sest mul on ka teine varvas natuke pikem. Ei pea paika. Aga me räägime veel täna kandades kindlasti, me räägime küüntest ja üldse jalgade eest hoolitsemisest, kuidas me kodus saame nende eest siis hoolitseda, aga räägime kõigepealt jalanõudest. Just, mina tahtsin ka hakata nüüd jalanõudest rääkima, sest et viimasel ajal on jälle igasuguseid põnevaid erinevaid jalanõustiile tulnud. Ma mäletan, vahepeal oli ju väga popp olid need eraldi varvaste kingad. Varvaskingad, jah. Olid. Ja. Nüüd ma vaatan, et need on kuidagi soiku jäänud, et neid enam nii palju ei propageerita. See mood on küll minust mööda läinud. Oi, ja see oli kohutalt ebamugav käia niimoodi varbad harali. Sokid olid mul küll sellised. Ja sokid on väga mugavad sellised, aga olid ka jalanud sellised. Mina need balleriina kingad olid väga moes ja need olid küll õudsed asjad, millega oli väga halb käia minu arust. Ja siis nüüd on justkui nagu balleriinadele sarnane on siis see paljajalu mood, ehk siis see barefoot jalanõud. Balleriina ja barefoot on ikka natuke erinevad ka. Et kui me nüüd räägime balleriinast, siis ma teie küsimusi saades tükk aega jäin mõtlema, et kas tal on ikkagi midagi nagu head ka sellel balleriinal. Olen ise ostnud ja nädala pärast ma viskasin prügikasti ja mis siis juhtub, ongi see, et esiteks tema kuju on tehtud nii jäik, et ja natukene nagu laiema ninaga, aga siis on tal seal peale õmblus, mis surub meil varvaste liigeste peale. See õmblus on sätitud kohe sellise nagu kujuga ja lõikega, et ta surub selle peale. Kui see nüüd selle sammu võtad, eks ju, siis mis sinna tekib, on igasugused hõõrdumised, natukene lümfid ei tööta, on paistes. Ma ei leidnud pikema mõtlemise järgi mitte ühtegi head omadust sellele balleriinale. Ma vahele ütlen korraks, et ma mäletan, kui need balleriinad tulid ja siis mul olid mitmed inimesed, kes käisid regulaarselt mul Pilates stuudios treeningutes, kes käisid reisil, näiteks linnareisidel. Mul on väga meeles üks naine, kes käis New Yorgi reisil ja muidugi trampis nende balleriinadega, ta oli natuke niisuguse suurema kehaga, trampis möödas ta New Yorgi linna nende balleriinadega ja kui ta lõpuks Eestisse tagasi jõudis, ta oli tõsine kanna ja selle kukekannus ja kõõluste põletik, ta oli niimoodi, et ta ei suutnud jalgadele enam astudagi. Ja siis ma mäletan, ma ise mõtlesin, et nad üldse ju ei pehmenda, ega ei toeta ja kui sa veel oma raskemapoolse kehaga seda mööda asfaltit. Sellepärast ongi alati jalatsite juures vaja vaadata kahte asja, kindlasti kahte asja. Rääkimata siis kõikidest muudest iludest ja mugavustest, eks ju. Üks on number 1, mis on kuju ja laius vastavalt sinu jalale ja number 2 on, kui paks on see tald. Aga kuidas siis nende barefootidega on, sest seda nii propageeritakse täna? Barefootil on natukene häid omadusi ka ikkagi. Et olen ise, ei ole ostnud neid. Korra segane, barefoot on siis see, ehk siis nagu põhimõtteliselt käid nagu paljajalu. Seda vist nimetataksegi ametliku paljajalu jalad. Eesti keeles, jah. Minul on neid mitu tükki, ma igaks üks ütlen. Väga meeldivad need. Aga mina ei ostnud neid teadlikult sellepärast, et mul ei ole nendega kuskil käia. Ma elan keset linna, ma kas korra aastas võib-olla jõuan metsa kõndima, eks ju. Et kõik need pargi jalutuskäigud, mis siin linna vahel teha saab, need kõik on asfaldi peal. Ehk siis ma ei näe mitte mingisugust võimalust neid kanda.
Nad on head, sest nad on anatoomiliselt tehtud head. Nad liigutavad jalga nii, nagu meil originaalis see jalg peab liikuma. Aga mitte sellel inimesel, kellel on jalavõlv juba lamendunud, mitte sellel inimesel, kellel on liiga kõrge jalavõlv geneetiliselt juba olemas sünnist saadik. Kõik see põrutus läheb meil kuni kuklani välja. Aga isegi kui käia siis looduslikul pinnal, mina sain aru, et kui on mingi võlvi lamenemine toimunud ja kui sa käid, ütleme tõesti killustiku ja loodusliku pinna peal selle barefootiga, et siis ta sunnib need tallalused lihased tööle, kas see ei pea ka paika? See peab väga paika. Aga see on ainult siis, kui sa välistad asfalti betooni. Sa pead metsa minema, kui lähed loodusesse marjule, seenele, siis panened jalga ja 2 tundi, 3 tundi metsas ei juhtu ka väga kõrge võlviga või väga madaldunud peaaegu, nagu eestlane ütleb, lampjalg. Eks ju, sellise jalavõlviga inimesel mitte midagi, see teeb ainult head, see on nagu massaaž, see on venitus, kõik need varvaste all olevad siis, mis kokku tõmbavad kõõlused ja mis sirutavad laiali, eks ju, need töötavad, seal vahel lihased, isegi ta stimuleerib ju need kõige väiksemad, mida me tegelikult tavapäraselt ju väga vähe kasutame. Kõige suurem probleem on see, kui me kanname neid asfaldil või me lähme nendega näiteks kooli, betoon, põrandal, jookseme trepist üles alla, see ei tee meile mitte midagi head. Kas isegi see talla pehmendus ei aitaks? Aitaks. Okay. See on üks variantidest, et näiteks need on spetsiaalselt sellisele hästi liikuvale inimesele, sest temal on tehtud selline vedrustus alla. Ta toetab 3 koha pealt, ta ei lase jalga lamenduma, ta paneb ta tööle ja lisaks sellele, mis on higistavatel jalgadel hästi oluline, on see, et tal on see must, ei ole siin all lihtsalt must nahk, vaid see on süsi. Ta imeb higi ja selle märja, mis jalgades tekib. Ja kui nüüd sellist asja panna barefooti, siis koos sellega saab asfaldi peal käia. Aga ma tahaks täitsa proovida. Siis kaob ära see palja jalatsi mõte. Seda küll, aga siis saaks vähemalt linnas kanda. Kes meid kuulab on Spotify's, et tulge korraks YouTube'i või Spotify's on ka video, sealt siis näete, millised need tallad välja näevad, siis päris keeruline kirjeldada neid. Ja, no ühesõnaga siin kanna all on niisugune tõesti täitsa niisugune vetruv nagu padi, ja kui seda vajutada, tõesti vetrub. Ta on amortidega. Väga hea, tõesti nagu amordid on. On jah, et väga mõnus tundub. Mis ta teeb selle pealt ongi see, et see sama koht, kuhu nüüd kukekannus tekib, eks ju, ta ei lase tekkida. Sest ta vedru, kui sa käid asfalti peal, siis see kanna keskmine osa, et kui me nüüd kujutame ette, siin on see hobuse raua kuju, eks ju, ja nüüd siin kanna keskmine osa, sinna tavapäraselt, eks ju, kanna selle luu vahele tekib ja see põletik, millest siis tekib see luumoodustis sinna ja see nüüd välistab, see hoiab ära, see ennetab. Kas kukekannus siis põhiliselt tekib põrutusest või millest ikkagi see tekib? Kukekannus on sidekirme vigastus, ärritus, põletik. Et millest ta tekib? Kehakaal tuleb mul esimesena. Et kui ma olen ikkagi hästi suure kehakaaluga ja tatsan nende balleriinodega nii-öelda ikkagi põrutab nagu kanda. Põrutus, sest see sidekirme saab vigastada, ta on ärritunud, sinna tekib põletik ja nüüd kui ta sinna vahele kogu aeg hõõrub, seda luu sellist moodustist, mida siis kukekannuseks nimetatakse, eks ju, siis ta hakkab haiget tegema ja haiget teeb ta just hommikul voodist ärgates. Ja võimlemine, kehakaal alla, võimlemine. Okay. Kui meil ikka väga valus on, siis peab ikka arsti juurde minema ja laskma pildid teha, selgitada välja, kui suur see põletik on, eks ju, seal võib olla jumal teab veel mis asjad, eks. Lähme sinna jalanõude juurde nüüd uuesti tagasi, et see 2 sentimeetrit, miks see peab olema 2 sentimeetrit? Põrutus. Seesama, et kui sa võtad nüüd ise tõused püsti, siis kõik inimesed seisavad kanna peal, kui täitsa sirgelt seisavad,
eks ju. Et mõned on natukene ettepidi looka, mõned on natuke tahapoole looka, eks ju. Et aga peamiselt on ikkagi see põrutus. Sa põrutad tervet oma keha, kui sa astud õhukese selle, millel praktiliselt ei ole tall on baleriino, eks ju, sellise tallaga asfaldi peal. Ja sa tekitad endale igasuguseid võimalusi saada vigastusi. Kas siis need paksud platvormid on veel kõige paremad või? Paks platvorm on tallaga väga hea, võiks öelda mingil määral isegi ideaalne, aga kui see on jäiga sisuga ja see jalg ei liigu, siis ma ütlen, et minu töö otsa ei saa. Jah, ma ise hakkasin ka mõtlema, et tihtilugu need platvormid on hästi jäigad, et sa kõnnid seal nagu niimoodi, sest sa ei saa nagu elastselt, sest ta on niisugune tal on nagu klotsid jalas. Ja mis on nüüd veel siis, ütleme nii, 2 sentimeetrit pidi olema, siis pidi olema vastavalt meie jala laiusele. Ja jala laiust saaks mõõta nii, et võtad A4 paberi, kui sul just ei ole 50 pluss jala suurus, siis mahub ilusti ära sinna A4 paberi peale, kummardad, joonistad pastakaga enda jala järgi joone, lõikad välja selle ja lähed paned sinna kinga sisse. Kui sa võtad selle välja sealt ja seal on ääred üleval, siis ära osta seda, sest laius ei sobi sulle. Appi kui geniaalne. Et saad ise oma selle maketiga käia proovima. Vanasti meil tehti kogu aeg, nii kui me lapsed olime, siis ema joonistas kogu aeg me jala, siis ta käis ise poeski ilma meieta kingi ostas. Mina mäletan ka, mul tuli ka praegu meelde. Just, aga see on lihtne selgitada välja, kui palju mul hakkavad ka näiteks konsakingad, mul on vaja ülipeenele üritusele minna ja sellel konsakingal on ka vaja sinna päkka alla vaadata, et seal oleks vähemalt 2,5 sentimeetrit seda paksust. Et see ei saa pidulikel kingadel ei ole ikkagi. Sõltub, leiab, minul on täiesti selle nina all olemas 2,5 senti ja mitte väga kõrge kui umbes 5-6 sentimeetrit kõrge konsaga. Kas on veel midagi olulist jalanõude valimisel? Hingav materjal. Siin on see, et ma soovitaksin küsida enda käest, kus ma neid jalanõusi kannan. Kui ma lähen pidu peale, siis mul on parem, kui mul on, ütleme näiteks 6 sentimeetrit kontsa maksimum ja selle päka osa all on see 2,5 sentimeetrit. Ma püsin palju kergemini, ma paneks sinna veel alla varvaste külge päka alla sellise pehmenduse, see veel hoiab mu 4-5 tundi püsti väga sirge seljaga. Aga kui ma lähen tööle, ma kannan iga päev neid jalanõusi ja hommikul lähen tipa-tapa tööle, õhtul tulen tagasi, siis ma soovitaks nahk on hingav, kergesti puhastatav, lihtne, ilusa välimusega. Kui ma tahan lihtsalt joosta, lähen näiteks trenni, siis ta võiks olla siuke riidematerjal, sa näed siuke võrgumaterjal, eks ju. Ja tänapäeva hästi paljud sporditossud on siukse võrguga pealt. Aga siis tekib veel üks asi siia vahele. Kas mu jalad higistavad või mu jalad on rohkem kuivad? Kui mu varbavahed hauduvad, siis ma soovitaks üldse selliseid varvaste kingi sinna trenni. Neid eraldi varva kingad. Millel on varba, vähemalt sokid võiks olla. Sellepärast, et siis need varbad liiguvad ja ta ei haudu ära siit vahel. Aga kontsa kõrgus, sa mainisid 6 sentimeetrit üle, selle sa ei soovita üldse või? Ma ei soovitaks sellepärast, et nagu me teame, see Achilleus kõlust läheb ju nii, siis ta ei veni ja ei tee tööd ja lihased hakkavad kohe lühemaks minema ju, kui me kanname seda 8 tundi. Kui me kanname siin tund aega, pane 12 sentimeetrit. Pole probleemi. Kaidi, kas sa püsid püsti 12 sentimeetrit? Minul on 10 sentimeetrit kindad. Yeah. Kingad, mitte kindad. Et see ei ole probleem, see sõltub sellest, kui kaua, kui tihti ja kus kohas ja millal sa kannad. Alati tuleb mõelda seda, et mina näiteks võin täpselt samamoodi öelda, et mul on kõige kõrgemad 10 sentimeetrit kodus, aga ma olen vist 2 korda 3 aasta jooksul neid jalga pand, sest et nad olid ühele teatud üritusele ainult vajalikud, eks ju. Ja see 4-5 tundi sa saad ju naisena särada.
see ei ole probleem, see ei tekita sulle veel maailma lõppu. Aga on sul mingi hea nõuanne ka, et selle 4 tunni jooksul jalad seal kontsadega valutama ei hakkaks? Selle jaoks ma just enne mainisin, et mina panen teatud kontsadele endale sellise päka pehmenduse ma olen seda teinud ja minu mul ühtede kingadega need ka ei toiminud. Siis ei ole kingad head. Jah, siis ei ole kingad head. Aga kusjuures üks baarman ütles, et soovitas, et tuleb kallata viina või džinni kinga sisse ja see üks pidu, ma käisingi kogu aeg tema juures, ta valas mulle džinni ja viina kinga sisse, siis see vist tuimestas. Oli lõpus pidu, ma saan aru. Aga teate, minul on kingade osas veel üks küsimus või üldse jalanõude. Kuna minul on ka selline laiem jalg ja noh, see kondi õnneks nüüd ma sain sellest valust lahti, aga ikkagi kas teil ei ole seda probleemi, et sa lähed poodi, seal poes on ülimugav ja siis sa tuled sellega koju, lähed mingile üritusele ja siis sa saad aru, et need kingad üldse ei sobi. No poes seal sa proovid korraks jalga. Et selles mõttes see on tegelikult õudselt keeruline nosta. Üks oluline asi, mis oleks veel, ütleme, selle peokinga juures, et nagu ma ennem baleriino juures mainisin, et võt siin samas varvaste peal olev õmblus. Sõrmedega, kui sa selle kinga kätte võtad, sa tegelikult tajud sealt seest poolt seda õmblust. Kui see ikkagi on hästi teravalt tunda, ära osta neid kingi. Sest et number suuremat sa ka osta ei saa, kuna ta ei püsi sul jalas, eks ju. Et parem on ikkagi selline mudel valida, millel ei ole seespool ühtegi õmblust. Ja neid on täiesti olemas. Aga vahel tekib ka selline asi, et isegi kui seal seda õmblust ei ole, tekib ju kõndides selline murdekoht. Ja võt see murdekoht hakkab rõhuma, aga sa ei saa seda teada ennem, kui sa ei ole sellega olnud pikemal üritusel. Tegelikkuses on veel üks hea nipp, oleks veel selline, et osadel kingadel on võimalik, et nendel on selline, kuidas ma seda seletan, selline nagu kummiosa või mis annab nagu järgi, selline liikuv nagu pealtnäha teda ei ole nagu, aga kui sa liigutad, siis on sellised nagu 3 nurgad tekivad külje peale, nagu annavad järgi. Kummikohad nagu lastel kunagi sussidel olid ja sellised pisikesed, peenikesed, et neid tasub täitsa otsida. Aga kas kannal oleks ikkagi väike konts hea siis või kuidas jälle jälle sõltub sinu kehast, sinu pikkusest, sinu kehakaalust, et ma ütleks niimoodi, et 2,5 senti on talla paksus alati vajalik ja kuni 5-6 sentimeetrit konts ei tee halba. Aga nüüd suvi hakkab kohe ja inimesed käivad väga palju plätudega ja ka soojamaa reisidel käiakse väga palju plätudega ja ka nende varbavahe plätudega. Mis sa nende kohta ütled? Kellele meeldivad varbavahe plätud, see käigu nendega, aga kui seal on natukene kõrgem jalavõlv, siis ma soovitaksin sellise päkatoe alla kleepida, mis ei paista mitte kuskilt välja, aga ristvõlv hakkab paremini tööle ja ta toestab paremini seda jalga. Aga need plätud on samamoodi hästi õhukesed ja näiteks kui sa oledki, ütleme, sellistes kuurordilaadsetes puhkekeskustes, seal on ju kõik betoonist need promenaadid, et praktiliselt ja Tallinnas ju ka inimesed käivad nende plätudega ju ka tänaval. Ehk siis, kas seal ei teki see baleriina efekt, et see õhuke kummi tald, et plätud on mõeldud, neil on kõigil oma sihtotstarve, kui me ikkagi räägime sellest varbavahe plätust, mis on mõeldud ujulatesse või randadesse, siis me käime ka seal nendega, et sellega ei tasu minna betoon põrandale. Ehk siis tuleb ikkagi suveks leida endale sellised jalatsid, eks ju, või sandaalid, mis on ikkagi korraliku tallaga, kui te kõnnite mööda promenaade või mööda tänavaid või et need plätud ei sobi ikkagi kõndimiseks, eks ju. See igal jalanõul on oma sihtotstarve, eks ju. Ja plätud ei saa nimetada ainult plätuks, kui tal on varbavahe ja ta on kummitallaga, eks ju, või mingi 1 sentimeetri paksusega, eks. Minu mees nimetab plätud ka väliselt täiesti, ma ütleks, peokinga välimusega, aga stiil on tehtud nii, et ta on plätu tegelikult. Ta lükkab ta varba otsa ja ta võib ülikonnaga teda kanda. Et
sellel on ilusti 2,5 sentimeetrit paks tald. Absoluutselt mingit probleemi. Need Birkenstockid, vaata, mida nüüd ka kõik paljud teised firmad kõik järgi teevad, neid plätusid. Oli Birkenstock see firma või? Näevad hästi koledad välja, aga on jube mugavad. Kusjuures õnneks nad on hakanud tegema nad on hakanud ka tegema ilusaid. Mina just tellisin suveks väga ilusa kuldse pandlaga, mul on ka see kulla teema, mulle väga meeldib kuldsed asjad. Et on päris ilusaid juba mudeleid on ka, mis sobivad isegi niisuguse suvekleidi alla ja sellel on väga head tallad. Just see originaal Birkenstock, et teised, kes on need järgi tehtud, seal peab vaatama, et see oleks tõesti hea tald. Seal, mis me nüüd jätkaks veel sellest jalanõust, oleks veel see, et tasuks kindlasti vaadata näpuga igas vanuses, isegi kui oma lapsele jalanõusi osta, siis pistke see paljas käsi ikkagi sinna jalatsi sisse ja kontrollige, mis see tallapõhi on, et kui meil on, ütleme, keskmise jalavõlviga jalg, siis ta võiks olla natuke kumer sealt, et natuke sellist toestust, kõrgendust sees, nii plätudel täpselt samamoodi, lahtistel kingadel täpselt samamoodi ja samas on ka see, et sinna saab ka lisa selliseid abivahendeid panna, kui muidu on see jalanõu väga hea, eks ju, ja ei ole vaja karta, et need plätudest paistavad ju välja, issand jumal, kuidas ma käin nendega, ei, sinna saab teha selliseid toestusi, saab valmis toodangut, panna, liimida, kleepida, see kõik on võimalik, peaasi, et kui sulle endale jalg ütleb, et see mulle meeldib, ainult natuke tundub, et seljast nagu väsitab ära, siis saab panna ristvõlvile toe alla, saab panna keskmisele võlvile, pikivõlvile toe alla, et meil on seal kesklinnas on näiteks siin Narva maanteel on naaber on kingamüüja, eks ju, ta saadabki meile, et kui muidu see king talle sobib, eks ju, aga tal on just nimelt see kont või kukekannus äsja olnud, siis et tüdrukute juurde ja tüdrukud mõõdavad, kleebivad, liimivad, aitavad seda inimest ja nad panevad kohe sinna lisatuge juurde, kui vaja on. Aga nüüd me saime enam-vähem nüüd pildi ette, et milline see jalanõu võiks olla, aga lähme nüüd jalahoolduse juurde, sest üks põhimure on vähemalt naistel, aga tegelikult meestel ka on need kuivad, pragunevad kannad. Et kas see on juba mingi seenhaigus, on see ohtlik kehale, kas me peame ikkagi saama oma kannad ja tallaalused terveks ja pehmeks? Ja millest need tekivad? Ja millest need tekivad, jah. Kust me alustame? Millest need tekivad? Siin on nüüd jälle mitu võimalust. Mingi osa on geneetilist, mingi osa on töö iseloomust, keskkonnast ja mingi osa me tekitame ise endale. See on see kuiv nahk. Me ei hoolitse piisavalt, me kasutame valeid tooteid, geneetilise ja mittegeneetilise tunneb ära sellest, et kui meil kaks eestlasel, siis ma räägin meie kliimast, 2 korda aastas on verised kannalõhed, et nad lähevad nii süvati, et veriliha on näha ja ta on punane ja ta läheb veriseks ja ta, võt see on ikka väga valus inimestel, siis võib olla süü geneetikas. Kas seda õige hoolitsusega saab hoida? Ära, just. See ongi regulaarne jalgade hooldus, vähemalt oleneb vanusest, aga vähemalt kord kvartalis. Mis see tähendab? Pediküris käia? Jalgade hoolduses korra 3 kuu tagant. Jagada see nii ära. Kui ei ole veel lastud nii hulluks neid, et ütleme, just eile tulid need lõhed nii sügavad ja valulikud ja ma täna kohe tulin meie SOS teenusele, me saame kohe üle vaadata, eks ju, siis saab kiiresti selle kokku jutumärkides liimida ja lepime kokku uue aja ja jälgime seda. Aga need pragunevad kannad nüüd ikkagi, et kuidas siis kodus nende vastu, ütleme, kui ei ole nii hull, et veri väljas on? Kui ei ole hull, siis kannalõhed tekitavad jalanõu vale suurus, su kand on meestel, see on 99% mehed, kannavad jalanõud nii, et see tagumine kanna äär vajutab meile selle kannavoldi sellise sinna ja see läheb plõks katki. Mida meestel on 2 sorti jalad, kas kuivad või täitsa niisked.
ja kui need higistavad jalad nüüd on kaua sellise surve ajal, siis ta annab plõks järgi sealt, selle kannalõhe, eks. Deodorant, selline desinfitseerivad ained, nad kasutavad neid, mis apteekist võetakse. Ta tekitab, higistav jalg tekitab veel sinna kohe juurde sellise bakterite vohamise ja siis ei ole kaugel ka see seene saamine. Siit tekib jalad, siis hakkab seen kasvama, bakterid, sinna on vaja puhastusainet ja siis... Ma vahepeal krõbistama, võtan siit kotist välja paar asja, mis sa tegelikult tõid meile kingituseks, et sul on niisugune kannaliim ja kas see sprei on siis selline, mida tuleks jalanõudesse panna? Ja, just, ja see on... selline deodorant, mis pannakse jalatsi sisse, mitte jala peale. Üks sorts ja kõik on desinfitseeritud. Aga miks see on oluline ja kui tihti siis tuleks desinfitseerida? See on just nimelt sellest samast, et mul jalad mehel, näiteks naisel ka, jalad higistavad ja mul tekivad nüüd kannalõhed ja selle higistamisega tekitab sinna alati sellise bakterite vohamise. Ja see on juba jalad siis sees. Kui ma lähengi jalgade hooldusesse, saan jalad puhtaks sellest bakteri vohamisest, siis jalatsi sisse jääb ikka jama ju. Ja nüüd, kui ma lähen veel kuskile spaasse ja mul ei ole jalad korras ja nüüd ei ole ka jalatsi seest kõik korras, eks ju, siis ma saan sealt seene ka veel kaasa endale. Mina olen siuke hellik, mina ei käi kosmeetikus, ma ei käi maniküris ega pediküris väga tihti, aga siis, kui ma olen lõunamaal, siis ma ikkagi olen käinud pediküris. Et mõelnud, et niisugune tore ja see. Ja siis ma olen hakanud mõtlema, et nad reaalselt, neil on nagu selline, nagu juusturiiv, millega, ja ühel oligi, see nägigi välja nagu juusturiiv, ma ei tea, kas ta ostiski selle köögi asjade poest, ja siis ta riivib su kandu niimoodi, et mul on iga kord selline tunne, et appikene ta võtab mu viimasegi naha maha. Kas see päriselt on siis, ongi vajalik niimoodi riivida kannad puhtaks ja pärast on muidugi hea tunne küll? Ei, mitte mingil juhul ja siin ma tahan toonitada seda, et Eestis on see sõna pediküür, seal kasutatakse väga palju käsitsi materjale, ehk siis käsitsi nii-öelda viilitakse neid jalgu, jalakandasi, tehakse esteetilist, aga nad ei tea, kas seal on mõni seen või kas seal, ütleme, mingil maal kosmeetik, eriala omandanud inimene teab, Taimaal ta kindlasti ei tea. Nende riividega ei tasuks, ma ei soovitaks kodus ka nende kallale minna. Aga siis need, mis on kodus, need, mis saab ise osta poest, millega ma kandu hõõruda, neid sa ka ei soovitame? Siin ongi see, et sõltub jälle jalast, eks ju, kui mul ikkagi kipuvad need kannalõhed tulema näiteks, millest me just rääkisime, siis tasub, aga parem oleks selle liivapaberiga või siis väga hea sellise pehme pimpskiviga, et meil näiteks on need pimpskivid sellised, mida sa kuivalt, enne kui sa duši alla lähed, hõõrud ära ja siis lähed. Ja siis sa koorid. Mina olen koorinud nüüd joigi selle kooriva seebiga, mida nad tõesti käsitsi teevad. Ja see on väga hea. See on super ja mul on olnud tõesti need kannad nagu talv läbi lõhki ja see joigi seep on hakanud neid nüüd parandama, millega ma olen koorinud. Aga mina nüüd küsin seda, minul ei ole kunagi kandadega probleemi olnud, sest minul on jällegi noorest east selline harjumus, et eriti kui ma olen suvel maal, siis ma armastan kohutalt paljajalu käia. Aga ma käin linnas kodus ka paljajalu hästi palju ja minul tekkis selline harjumus, et õhtul, kui ma käsi kreemitan, ma alati kreemitan kannad ja tallalt ka ära. Ja keegi mul kunagi isegi küsis, et kuidas, et sa käid ju kogu aeg peenra vahel ja igal pool paljajalu, kuidas sul kannad ei ole katki. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et huvitav ja siis mul tuli meelde, mul on nagu automaatne selline liigutus, et ma kreemitan kandu ka. Aga ütle, kui mul ei ole kandadega probleemi ja ma lasen endal neid riivida, kas ma võin tekitada probleemi? Mis sa neist riivid, kui sul pole probleemi, ma ei saa üldse aru. Mina ei tea, ma lähen pediküürist, nad kukuvad seda riivima. Ja, et tegelikult teoorias, kui ei ole kannapaksendeid, ei pea üldse puutumagi seda, et parem koori. Et teeme nüüd siukse lihtsa koduse ABC inimestele, kellel on nüüd need kannad, siis kas seal on paks nahk või nad on natukene lõhki, nii, mida ma pean kodus tegema, et ma saaks nad paremasse seisu? Jalgu pesema, mitte väga kuuma veega, selline pluss 18-20 oleks kõige parem, ta ei kuivata nahka. Enne kuivalt pimpskiviga siis lihvida, hõõruda, seda vana nahka natukene
maha, siis koorida, kui nad on juba leos olnud need jalad, korra nädalas kindlasti soovitaksin sellist 18-20 kraadi sooja vee vanni teha õliga. Minule meeldib teepuuõli, aga seda iga inimene võib-olla välja ei kannata, et sinna võib ka täiesti tavalist toiduõli, oliiviõli panna, et ta oleks natukene õline. Ja siis kuivatad ära, kindlasti kõik varbavahed tuleb ära kuivatada, seda tasuks teha iga kord, kui ei viitsi, osta selline deodorant, mis sinu eest kuivatab varbavahed ja kreem peale, kandadele kreem peale. Sokk jalga, lase tal tunnikene enne magama minekut soki sees haududa. Kohe plätsid kokku selle jala nagu liivakastis selliselt. Sokkidega magama ei pea jääma, ma saan aru? Ei pea, see piisab, kui sa selline pool tunnikest tunnike enne magama minekut tegeled oma jalgadega kas või kord nädalas. See on nüüd need, kellel on probleemid? Kellel juba on. Kui ei ole, siis kas sul on higistavad jalad või sul on kuiv nahk. Kuiva naha puhul kindlasti soovitan ülitugeva niisutusega kreemi. Seal on erinevaid variante, 10% kuni 20%, isegi kuni 25% urea sisaldusega. Allatoiini sisaldusega on pikemaajalisem. Siis kui on seda allatoiini rohkem, see läheb nagu, ta on pikema toimega. Ütleme, ta võtab aeglasemalt aega, aga ta on püsivam. Urea teeb kohe ruttu probleemile lahenduse. Aga sa pead teda nagu tihedamalt kasutama. Kui sul ei ole lõhet, kasuta allatoiini põhiseid selliseid kreeme. Kus selliseid allatoiini põhiseid kreeme leiab? Mis oskad sa tuua paar näidet lihtsalt, et inimesed teaks? Meil on endal, me kasutame putter, on ta nimi. See on selline, mis on süvatoimega, selline võimoodi. Ja teda reaalselt tavaline inimene, kellel ei ole veel midagi, aga kellel on alati soodumus või ta teab, et tal kunagi olid, eks ju, siis kord nädalas teha selle putteriga kokku oma jalad, tunnikene lasta seal sokkide sees haududa ja ta tõesti hoiab nad korras. Ja seda saab teie e-poest? Seda saab meie e-poest või meil kabinettidest üle Eesti, et meil on Kuressaarest Tartuni või teistpidi. Aga kas on sarnase toimega ka mingid muud brändi apteegis või te ei tea? No mina tean jällegi see joigisalv. Kas joigisalvis on see sama see alla? Mina ei tea, kas mis seal sees, aga see toimib. Igal juhul tuleks oma jalgu hooldada, ükskõik kas sul on probleemid või ei ole ja Kaidil on siis väga kogemus nende joigitoodetega, mis tõesti toimivad. Tõesti see kooriv seep ja see salv tõepoolest toimivad ja mu kannad lähevad järjest pehmaks, et ma vaatan, et ma saan need suveks korda vist. Tore, see on rõõmustav. Küüned. Kuidas nende eest hoolda, et nad oleksid ilusad ja millised on need küüneprobleemid, kus peab kindlasti minema sinu juurde või siis jalaravi kabinetti? Ütleme, keskmine Eesti naine, 40+, ühel hetkel leiab, et tal on kas hästi haprad küüned või tal on sellised tugevamad ja pigem isegi läikivad, aga see läige on natuke kollakas sellel küünel ja nagu hästi ei saa enam ise lõigata nende tavaliste kääridega, millega me oleme harjunud lõikama, eks ju. Siis võiks tulla jalgad tervise kaardistamisele, et need on kaks sellist äärmust, mis annavad vihje, et organismil ei ole kõik asjad korras. Siis saab selgeks teha, et millest see kollakas värvus, see võib olla ainult kerge läige. Siis on küsimus selles, kui palju kohvi on, kui palju teed joon, kas ma kasutan mingisuguseid toiduaineid, mis võivad tekitada kollase pigmendi. Kui aga varba vahel, 4.–5. varba vahel on ka väikesed kriimud tihti peale, veel lisaks sellele, et küüned on nagu tugevamaks läinud ja ma ei saa lõigata neid enam, siis on seen. Siis on enamalt kui kindel, et kahtlus on jalaseene ja küüneseene kas algamisest või on organismis lihtsalt seened möllama hakanud üle keha. Ja need küüneseened võib vist saada ka väga lihtsasti, kas vaatad spaades või ka inimesed ei käi seal ju kogu aeg plätudega? Ei käi muidugi ja küüneseen tuleb ikkagi enamalt jaolt siis, kui juba nahaseen on olemas.
et kui meil ikkagi terves organismis need, ütleme nii, et küüs väljendub kõige viimasena, et asjad on siis juba väga hullud, kui küüneseen on. Tõesti, jah, see on nagu viimane piisk siis. Tegelikult me vajame seeni, aga mitte liiga palju. Kus need ikkagi siis saab? Ma spaad ma juba mainisid, mis on need kohad veel, kus inimesed ei tohiks paljajalu käia? Niisked ja soojad. Trennis, ujumas, spaas, kus on otsene kontakt sooja veega ja sooja põrandaga. See seeneniidikene oskab nii ilusti ennast sinna karvade külge sättida ja sealt idanema minna. Aga räägime nüüd korraks ka küünelakkidest. Jällegi on ju väga erinevaid võimalusi, on olemas need püsivad keellakid, siis on olemas, eks ju, igasuguse kerglakid, mida saab ise kodus teha. Räägitakse, et vahel on hea hoida üldse küüned puhtad lakist, et anda nagu küüntele võimalus hingata. Räägi natuke üleüldse küünelakkidest ja mida sina soovitad? No naised peavad ilusad olema, et me ei saa ikkagi... Me ei saa ilma lakkimata. Talvel saab olla ilma lakkimata. Vanusega on see tulnud, talvel enam ei laki, aga suvel küll. Mina ei tea, minu arvates ei ole nagu selles mõttes aastaaegadel vahet, et inimene peab ennast kogu aeg hästi tundma ja on see siis mees või naine ja mis iganes see silmailu on, aga mis on lakk? On ta siis keellakk või ta on tavaline lakk, on ta siis tänapäeval natuke rohkem... looduse poole või ei ole looduse poole. Tegelikult ei ole ju suurt vahet, me paneme keemiat endale sinna, et pigem mina ütleks niimoodi, et valige tegijat, kes on ikkagi, kelle kohta on juba tagasisidesi, kes oskab neid küüsi lakkida, et keellakiga on nii lihtne teha endale nagu haiget juba sellega, et sa võtad teadlikult raha järgi näiteks, uurimata, kas see oskaja oskab seda teha. Seal on sisse kasvanud küüs kohe, mis varbaküüntega esile tuleb, eks ju. Teine, mis nii sõrme kui varbaküüntega on need igasugused, mitte ainult lakkimine, vaid just need küünte pikendused, akrüülid, keelid, pikendused, mis siis tehakse ka varvastele, et nad tahavad ju pikemaid neljakandilisemaid varbaid, et oi, me peame teise saate sellest tegema, mul nii palju rääkida. Seal on see oht, et kui ta teeb see tegija midagi valesti, siis sa saad endale sisse kasvanud küüne kindlasti, mõlematele varvastele sa saad korralikud konnasilmad ja kui ta veel on hästi õnnestunud, saab selle pehmekoelise konnasilma, millest mitte kunagi lahti ei saa. Kõlab hullusti. Jah, kindlasti keellakil on varba mõistes on natukene nagu head omadust ka. Et hea omadus on see, et ikka kui ma varba ära löön, nüüd kui ma tavalise lakiga selle natuke pikema neljakandilise sellise ilusa küüne endale saan ja nüüd ma plätuga kõnnin seal kuskil promenaadil ja koperdan, siis ma saan rohkem haiget kui siis, kui mul küüne peal on keellakk. Et nii palju on sellest nagu selles mõttes kasu ka. Mis siis eemaldamise puhul on... Ehk siis nagu kiiver peas. Jah, nagu kiiver peas, just, turvameetmed. Ja ütleme, keellakil on veel see hea omadus, et kui mul on hästi hargnevad küüned nii sõrmedel kui varvastel, eks ju, siis kõik need hargnemised hoiab ta koos, ehk siis sealt kaudu ei pääse, näiteks sõrmeküüntel ülioluline. Soolatükkad on viirus, seened, pesemata käed ja need hargnevad küüned, läbi selle saab ilusti kõik asjad endale. Aga kui me nüüd räägime ise hoolitsemisest, mina lakin ise oma küüsi, nii varba kui sõrmeküüsi, et mida siis peaks järgima? Tavalakiga on see hea asi, et ta kestab kõige rohkem 2 nädalat. Tee nädal aega pausi ja samaaegselt, kui sa kasutad küünelakki, kasuta küüneõli. Aga kas peaks mingit seda aluslakki ka kasutama? See on juba nii spetsiifiline, et selle täpsustuse ma jätaks vastava eriala tütarlastele teha, et ma siin kohal ei ütleks midagi, kas peab või ei pea. Et see küüne puhul pole vahet, et see on pigem laki püsimise. Ja ma pigem arvan, et see on see rohkem siin see ilu ja kestvuse küsimus, et pealislakk, aluslakk ja seal keskel värvilakk. Aga osade küünelakkide puhul, kuna mina käin neid ise endale ostmas ja seal ikka uurin ja puurin ja küsin, et osad nad väidavad, et nad on nagu hingavad lakid.
et ma ei tea, kuidas nad on niimoodi tehtud, et nad siis hingavad ja annavad küünel hingata. Tehnoloogia kindlasti uueneb ja nii palju mina ka sõrmeküüsi lakin ja ma lakin tegelikult nii, et kui ma teen tööd, siis mul ei ole lakitud, kui ma teen klientidega tööd. Aga kuna mul on praegu väga palju on tööd igasuguste podcastide ja natuke rohkem avaliku ees olemisega, siis see ikkagi kohustab ja no kuulge, kevad, ma tahan ka ilus olla ju, et kas või korra kuus paar nädalat, eks ju. Et ma arvan, et see hingamise ja see teema on täpselt sama nagu elu ju areneb, me oleme pidevas muutuses, et eks see tehnoloogia läheb meil ikkagi paremaks kogu aeg. On ta ju läinud näokreemide, näokosmeetika puhul samamoodi. No ma ei osta just ka kõige odavamat lakki, aga miks ma ei laki enam talvel oma varbaküüsi ongi just nimelt sellepärast, et suvel, ma olen tähelepanu, ma olen kogu aeg nagu laki all hoian ja selle laki maha võtad, siis see küüs on nagu seal nagu, ma ei tea, värvi muutnud või tal on mingi tuhmannad või ta läheb kollakamaks või? Jaa, see on keemia ja teine, need värvid seal peal. See on vaja nagu selgeks teha, et kas ma söön midagi, mis tekitab mul selle värvi, sest et me ei pea lakkima alati ja kui ma teen regulaarselt ainult punase küünelakiga, siis ta jääb selline pruunikas toon, jääb sinna tahes-tahtmata, see on see värvipigment. Aga siin võib ka olla nii, et ma 2 nädalat olen tavalise lakiga näiteks ja siis ma 1-2 hoian ilma lakita seda. Siis ei pea vahet tegema, kas on talv või on suvi, eks ju. Mina soovitaks just pigem niimoodi, et talvel võib-olla seal 2-3 nädalat hoiad oma küüned laki all ja siis nädalakese paar jätad vahele, on ju. Aga suvel andke päikest. Teie ilusad naturaalsed küüned on nii nunnud, et sõrmeküüned on teine teema, aga varbad on ilusad, kui nad on lakimata. Issand, varbad just suvel tahad, et on kõik näevad neid ja siis lakid. Aga ma tahtsingi just küsida, et eestlased ju armastavad ikkagi looduses ja maal olla, et kui maal on seal varbad mullas ja paljajalu, et kas siis pigem ikkagi hoida nad tõesti puhtad ja lakkimata, et nad saaksid õhku, nad saaksid looduslikke baktereid hingata ja päikest, nagu sa ütled. Mina võin öelda, mille ka mina olen oma varbaküünet korda saanud, sest mul on ka olnud nendega probleeme ja on olnud seal päris halvas, ma ei hakka rääkima, aga mis on päriselt aidanud, on linaseemne, ei, mitte linaseemneõli, mis see õli, riitsinusõli on see, mis on tõesti, sellega talvel mina kogu aeg, iga nädal mina õlitan oma varbaküüsi riitsinusõliga ja mu varbaküüned on ilusad ja läikivad. Ja, õlitamine, see on ülioluline ja kui me räägime sellest, et paljajalu käime metsas või laseme nagu jalgadel hingata, siis mis puutub mulla kokkupuutesse, meil on väga palju kliente, kes tulevad teatud perioodil ja nahk on kõik on seda mullaribasi täis, eks. Ma pesin küll, mul on roheline, ma muru niitsin. Lihtne soovitus, võta natukene kas või toiduõliga, mis iganes see on, riitsinusõli oleks muidugi eriti hea. Tee kätega natukene õliseks ja kergelt tõmba jalad üle, mitte üks muld ega roheline muruniiduki jälge jää külge. Jalg on täiesti originaalne. Aga samas ta võtab kõike seda, mida meil on tegelikult vaja, võtab juurde. Ma räägin teile, ma ostsin turbamaski jalgadele. Tegin seda maski ja siis sõitsin puhkuse reisile, aga selle maski tulemusena mu kõik need nahavahed, seal mul oli kandadel natuke mingid lõhed ka pisut, on ju, need olid kõik mustad ja ma ei saanud seda enam ära sealt. Ja, aga see oligi see, et sul oli nahk avatud enne, eks ju, ja sa panid selle maski sinna peale. Natuke õli tuleb alati panna selliste asjadega, sest turvas on samasugune nagu on muld, et ta läheb sinna vahele. See on sama soovitus, et kellele meeldivad, minule meeldivad näiteks toalilled väga. Muld, kui sa hakkad lilli ümber istutama, natukene käed õliseks, kui palju tulevad, et kas ma saan oma sõrme otsad ka sellega puhtaks. Ja saab. Ja riitsinusõli mina panen siia küüntele sõrmedele ka. Absoluutselt. Aeg läheb väga kiiresti ja kui me saatsime Moonikale teemat, millest me tahame rääkida, siis ta ütles, et
te vist tahate teha tervet sarja, et paraku jah, meil on siin terve list neid teemasid, me ei jõua neid kõiki täna peensusteni ikkagi ära rääkida, et võtame nüüd ikkagi kokku siis, et anname lõpus sellised lihtsad nõuanded nüüd naistele, mida siis teha, mis on sinu 3 nõuannet, mida teha, et meie jalad peaksid terve elu vastu ja kannaksid meid kuni surmani. Et millega me saaksime rokkida 100-ni? Just! Minimaalselt. Kui te tundsite ära midagi, mis kõnetas, siis soovitan südamest, minge jalgade tervise kaardistamisele. Seal te saate personaalsed soovitused, mida, kuidas teha. Kuidas saada paari nädalaga enda jalad korda, et mul oleks kiiresti võimalik ilusamate jalgadega minna näiteks trenni, mis iganes kohta, siis käi selle jalgade tervise kaardistamisel, võta kiire hooldus ja sulle antakse juhised, kus sa 4 korda nädalas võiksid koorida jalgu kohe. Nüüd kreemita 3 korda päevas, õlita küüsi vähemalt 2 korda päevas ja 2 nädalaga. Kreemita 3 korda päevas? Ja. Kui on probleem. Kui sul on probleem, et jalad on kuivad, kui higistavad, kasuta deodoranti. Meil on deodorant, mis tõmbab sellise kihi peale, ta kuivatab varbavahed ära, ta tõmbab kihi peale, ta ei lase sul ühtegi bakterit sinna mõne tunni jagu ligi üldse. Sellega sa saad oma jalad vähem higistavaks, sa kestad terve päeva tööl nende jalgadega ja sa võid paari nädala pärast juba näha, kuidas su jalad on palju säravamad ja palju puhtamad. Aga koori, kreemita ja pese ja kuivata. Miks see varbavahede kuivatamine oluline on? Bakterid hakkavad seal vohama. Tekitavad higistamist, seened ja mis seened teevad? Seened võivad isegi kuni vähini välja areneda. Seened on palju, nad on suhkrusõbrad. Sööme suhkurt, saame seened ja sureme vähki. Meie otsustasime rokkida 100-ni. Just. Ma just tahtsingi siia veel lõppu küsida, et kui palju siis toitumine mõjutab. Me rääksime ennem, et liikumine on väga vajalik, et lümfiringe töötaks, vereringe töötaks, eks ju, võimelda ka päkkadega, kondi vastu. Aga kui palju see toitumine mõjutab meie jala, kõike seda kannalõhed, kas seal on ka seos, et kui on kannalõhed, et on midagi hoopis organismis üle või puudu? Absoluutselt. Kannalõhed, küüneseen, jalgade higistamine üldiselt, bakterite tekkimine üldiselt, see kõik on, tegelikult on keha üks imeline masin. Kui sa annad talle ainult võimaluse paraneda, siis ta tegelikult suudab ennast ise parandada mega hästi. Aga kui me toitume, mulle meeldib küüslauk, mulle meeldib pepperoni, mulle meeldivad vürtsised toidud ja ma tean, et mul jalad higistavad, nüüd mul on kannalõhe ka veel. Mehed mõtlevad, no kuidas ma ilma sibula söömiseta saan, no ma tahan ju seda küüslauku saada. Mõne peo peal pakutakse veel pitsviina ja pipraviin, eks ju, ja pane sinna nüüd küüslaugu leib kõrvale, aga mu jalad higistavad. Ma annan juurde selle sama vürtsise toiduga, sellele higistamisele võimu juurde, et esimene asi, jätame ära oma toidumenüüst need, mis tekitavad suhkur, pärmseen, hallitusseened, need on meie peamised probleemid varvastel. Miks on selline kollane, plägane, pudrune materjal küüne all, eks ju. Mõnel vanemal, ütleme, kellel on 10 erinevat riski ja haigust veel seal taustal, et tal nagu vana pehkinud puu tuleb see küüs ära. See on kõik meil suhkur, seened, hallitus. See on kõik seotud. Jälle me jõuame selle suhkurini, ükskõik mis teemal me episoodi teeme. Uskumatu. Suhkur, absoluutselt, see peaks ära keelatud olema. Kiire küsimus veel, et anna üks nõuanne nendele inimestele, kellel on istuv töö ja anna üks nõuanne nendele inimestele, kellel on seisev töö. Kui sul on seisev töö ja su jalad higistavad, kasuta tooteid, mis võtavad maha lihaspingeid, selliseid deodorante, spreisid, kasuta kreemi, mis niisutab, aga võtab higistamist maha. Ära söö selliseid teravaid vürtsiseid toite, jäta menüüst välja mingiks ajahetkeks kasvõi.
sellised tugevad vürtsised toidud. Kellel on kuivad jalad ja seisev töö, vastupidi, kreemita ja leia võimalus ka mitte ainult 2 korda päevas kreemitada või 1 kord päevas, 3 korda päevas. Sa saad nii palju võtta töölt alati hetke enda jaoks, et kreemitada need jalad päevale, sest nahk on meie kõige suurem organ, kes meid kaitseb. Kui nahk meid ei kaitse, siis meid ei kaitse mitte miski. Need, kes istuvad, tõuske iga 30 minuti pärast üles, ringutage. Lähete tualetti, kõigutage varbad kannad, tõuske püsti, et võimelge, kui jalad higistavad, ärge olge kinniste jalanõudega. Võtke, vahetage jalanõusi. Ma käisin ühes asutuses samamoodi salvestamas ja 10 inimesel järjest olid talvesaapad jalas. Terve päeva. Väga soojas kontoris. Pange teised jalanõud jalga. Sama käib ka seisva töö juures tegelikult, et hea oleks, kui sa saaksid vahetada töö juures nagu jalatseid, kas või erineva kõrgusega. Tee enda jaoks midagi, sest see võtab lihaspinget maha, see hoiab su jalad värskena. Selge ei valuta, pea ei valuta, mul ei ole udune. Mis on veel istuval tööl meil on hästi hea selline keel, mis paneb kapillaarse vereringe kiiresti käima. Kui ma pean istuma, näiteks meiegi töö, meil on mõnikord on 1,5 tundi vaja ühe kliendiga tegeleda, eks ju, siis määri endale seda pärast, et sa saaksid selle vereringe siin käima. Kuhu sa seda määrid? Sellistele kohtadele, kus on lihased, näiteks käsivarred, sääred, kintsud, just, tuhar, et õlgadele hästi võtab, et see on selline sädisev, korraks on külm ja siis läheb soojemaks ja mis ta teeb, on selle külmaga tõmbab veresoone kokku ja soojaga laseb ilusti vereringe kiiremini käima. Siit selle külma ja soojaga, kas võiks ka teha kodus külma sooja duši vaheldumist? Absoluutselt. Kas see on hea jalgadele? Ideaalne. Peale sauna laske kraanist külma vett ainult jalgadele ja teie pea läheb selgemaks. Okei, see on hea nõuanne. Suurepärane. Ma arvan, et te saite päris palju häid nõuandeid, kuidas oma jalgade eest hoolitseda ja miks see oluline on. Suur tänu sulle, Monika. Aitäh teile.